Tallinna Ülikoolis väärtustame avatust ja ühtsust. Me kujundame Eestis kõrgharidust ning pakume enesetäiendusvõimalusi. Me kombineerime erinevaid kultuure ja kunste, õpime ja õpetame. Oleme traditsioonilised, kuid samas innovaatilised. Me märkame, mis on ühiskonnas oluline. Tulevasi põlvkondi tuleb õpetada maast ja madalast ekspertide poolt, et ees olevate väljakutsetega toime tulla. Kuna just nemad loovad tuleviku maailma, et jõuda inimesteni lähedalt ja kaugelt. Maailm on muutumises ja meie peame muutuma koos sellega. Säilitamaks vabadust ja avatud ühiskonda peame keskenduma inimestele ning nende heaolule. Rakendame teadustööd, et vähendada soolist ebavõrdsust ning pingutame selleks, et pakkuda kõigile võrdseid võimalusi. Muutus algab sinus eneses. Kas sina tahad olla osa muutusest? Ühine meiega Tallinna Ülikoolis. Nii, alustame Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi infotunniga. Ma näen siin juba päris palju tuttavaid nägusid, aga on ka päris uusi nägusid, nii et igal juhul tere tulemast kõigile. Ja mina olen Karmen, mina olen üks päeva juhtidest. Tere kõigile, mina olen Aaron ja mina olen teine päeva juht. Just, mina olen Tallinna Ülikooli vilistlane, Aaron hetkel õpib Tallinna Ülikoolis, aga miks me oleme siia tulnud? Me tahame ju rohkem teada Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi erialade kohta ja selle jaoks, et me saaksime siis veelgi rohkem neid oma teadmisi täiendada, te saate küsida ka küsimusi, nii et skanneerige nüüd see kood ära ja pange oma küsimused teele. Just, küsimuste küsimine on tehtud ilmtingimata mugavaks, mõnusaks ja anonüümseks läbi selle QR-koodi. Küsige seda, mis hing ihkab ja ihaldab ja proovime nendele küsimustele vastused saada ja seda siis selle infotunni lõpus. Küsige. Just, ja nüüd hakkame kuulama erialade kohta. Nii, tere kõigile. Mina olen Kairi Koort. Mina olen bioloogia õppekava juht ja räägin teile siis bioloogia õppimisest Tallinna Ülikoolis. Me oleme ainukene koht Tallinnas, kus seda peaerialana õppida saab ja lisaks on võimalik siis juurde valida ka kõrvaleriala. Ja kõrvalerialadeks on meil keemia, infotehnoloogia ja inimese õpetus. Ning bioloogia õppija on tavaliselt selline inimene, kellele meeldib aru saada, kuidas loodus toimib ja kes tegelikult valutab ka südant sellepärast, et meie planeet säiliks, et me saaksime aru, kuidas ökosüsteemid töötavad ja kuidas toimuvad protsessid raku sees. Nii et ma olen täna endaga kaasa võtnud meie bioloogia tudengid, kes siis räägivad esimese asjana, et miks nemad bioloogiat tulid õppima. Tere, minu olen Darja ja õpin 3. aastat bioloogiat. Minu kõrvalerialaks on inimeseõpetus. Ja valisin bioloogiat just sellepärast, et mind väga huvitati looduses toimuvad protsessid ja mitte ainult välismaailmas kui ka meie sees. Ja inimese õpetuse kõrvaleriala annavad sellised teadmised psühholoogiast, tervisest, kui ka sellest, kuidas need rakendatud oskusi ja teadmised edasi anda teistele inimestele ja panustada nende heaolusse. Tere, mina olen Oliver ja mina olen 2. aasta bioloogia tudeng. Nagu näha, ma olen otse loodusrindelt tagasi. Mina valisin bioloogia just sellepärast, et mina tahtsin teada, kuidas mikromaailmas elu käib. Mitte lihtsalt makroskaalal, aga mikroskaalal. Ja selle jaoks ma valisin kõrvalerialaks IT, kuna andmete töötlus sellisele skaalal on suht ränk ja sellega läheb aega ja lõpuks otsustasin veel liita juurde keemia. Bioloogiast rääkidest ei saa mainimata jätta kõik need looduspraktikumid, mida käime tegemas, et suvepraktikum on kindlasti kõige meeldejäävam, kus kas vabatahtlikult sukeldute sõprade ja õppejõududega kas rabasse või kuskile künka taha otsimas mingit spetsiifilist putukat. Tere, mina olen Kaili ja ma olen samuti 3. aasta tudeng bioloogias. Minul on ka väga meeldejääv kogemus välipraktikumiga, kus me saime Erasmuse raames reisida Islandile, mis oli kindlasti väga
meeldejääv reis ja kindlasti, kui tekib see võimalus minna, siis tuleks seal ära käia, sest see teeb ülikooli kogemuse mitu korda erilisemaks. Bioloogia valisin sellepärast, et ma teadsin juba ammu, et ma tahaksin laboris töötada ja samuti meeldis mulle roheline bioloogia ning Tallinna Ülikool pakkus siis justkui mõlemat. Ja keemia valisin seetõttu, et see sobis kõige rohkem minu tulevikuplaanidega ja tundus kõige põnevam ning seda see ka on. Meil on väga palju erinevat keemiat, väga palju laboripraktikume ja need praktikumid annavad väga suure põhja selleks, kui te soovite kunagi minna tööle laborisse või teha kuskil laboris erialapraktikat, sest mina näiteks sain tänu sellele erialapraktikale ja ka tööle viljatusravikliinikusse laborisse. Ja tõepoolest meie väga paljud õppijad bakalaureusõpingute ajal ja ka vilistlased töötavad erinevatel põnevatel ametikohtadel, näiteks ettevõtetes või siis Keskkonnaametis, üldhariduskoolis, aga ka teadusinstituutides. Aga selleks, et teadusinstituuti tööle saada, on vaja loomulikult edasi õppida. Ja edasi õppida saab meie ülikoolis erinevatel erialadel, mis on siin välja toodud, aga tegelikult ükskõik kus mujal maailmas ka, sellepärast et see bioloogiaharidus on üsna heaks esimeseks etapiks teie tulevasel karjääril ja on väga palju erinevaid erialasid võimalik kombineerida sellega, et edasi minna. Aga räägime natukene ka sisseastumisest, et meil on sisseastumiseksamid koos integreeritud loodusteaduste õppekavaga ja see on suuline eksam ja võib-olla teie räägite siis, kuidas teil läks, see vorm ei ole iseenesest ju muutunud. Et Darja, kuidas sisseastumine sinul oli? Tegelikult, kui ma tulin kirjalikule eksamile, mul oli väga raske. Eesti keel on minu teine keel ja väga midagi kirja panna ma ei saanud. Ja kui ma tulin intervjuusse, mul anti võimalust suuliselt vastata kõikidele nendele küsimustele ja arutelu pidada. See mind tegelikult väga inspireeris ja toetas mitte ainult sel ajal, kui ka terve mu õpingu ajal. Mina teadsin, et bioloogia oli ainuke asi, mida tahtsin õppida, siis oligi Tallinna Ülikool bioloogia ainuke koht, kuhu ma kandideerisin. Tulin, vastasin küsimustele ära, see vestlus käis nii kiiresti, et meil jäi palju aega üle ja lõpuks jäime õppejõududega elust ja elu põhimõtetest rääkima. Minul jäi gümnaasiumist aastake vahele enne ülikooli tulemist, seetõttu ma väga palju asju ei mäletanud ja enamus küsimused, mis mult küsiti, ma vastasin ka valesti. Aga peale igat lauset ma mainisin, et ma väga tahaksin tulla õppima ja ma olen väga motiveeritud ja ma arvan, et selle tõttu mind võeti ka. Ja see on tõepoolest nii, et iga vale vastus tegelikult ei ole negatiivne vastus, et see, mida me vestlusel tegelikult ootame, on esiteks, et me näeme teie motivatsiooni, aga teiseks kindlasti me vaatame, kuidas te küsimustele vastate ja kuidas te kaasa mõtlete, sellepärast et selle mõtlemise ja vihjete lugemise oskus on väga suur indikatsioon, et teil läheb ülikoolis hästi ja te saate juurde õppida. Nii et proovige kindlasti. Aitäh! Aitäh! Tere! Mina olen siis Katrin Laas, integreeritud loodusteaduste õppekava juht ja mina olen ka meie õppekaval üliõpilastega siin ilusti. Ja meie siis õppekava on natuke erinev bioloogia õppekavast, aga meil bioloogia osa ja keemia osa toimub koos. Et meie õppekava eripära siis on see, et ta on nagu selline puu, millel võib olla siis kas üks suurem tüvi, või oksad. Et see sõltub, seal on hästi palju vabadust, et sa võid kombineerida siin vähemalt ongi 4 loodusteaduste eriala ja sa võid neid kombineerida ka koos matemaatikaga, et suisa 5 erinevat valikuvõimalust. Et sa võid õppida ainult näiteks, kui sind huvitab geograafia,
ainult geograafia suunda minna ja võtta natuke juurde sealt mingeid valikuid. Aga või siis näiteks lõimida keemiat ja matemaatikat kas või. Et selles mõttes, et selliseid kombinatsioone väga levinud või ühesõnaga neid minu teada väga valida ei saa. Või näiteks lõimida keemia geograafiaga või füüsika bioloogiaga on ka selliseid kombinatsioone meil tulnud. Või siis kõik muud kombinatsioonid, füüsika, matemaatika, füüsika, keemia, geograafia, bioloogia, keemia, bioloogia, geograafia. Et kui sa oled huvitatud just nimelt sellisest generalisti haridusest, et sa tahad näiteks osata nagu mitmeid valdkondi, sest et tänapäeval, olgem ausad, kui me näiteks uurime Läänemere reostust, see ei ole ainult ühe valdkonna probleem. Sinna tuleb kaasata bioloogia teadmised, kuidas see elustikku mõjutab. Sinna tuleb kaasata keemia teadmised, milline kemikaal või milline mürgine ühend levib. Sinna tuleb kaasata füüsika, kuidas see vesi liigub, kuhu ta liigub. Sinna tuleb kaasata geograafia, mida see rannikule teeb. Et selles mõttes, et tänapäevased probleemid on interdistsiplinaarsed, kus tuleb rakendada mitme valdkonna teadmisi. Ja seetõttu on see nagu väga oluline, et oleks selliseid õppekavasid, kus sa saad selliseid valikuid teha ja sa saad teha just selliseid valikuid niimoodi, et sa võid isegi tulla õppekavale niimoodi, et sa päris täpselt ei teagi, mis valikuid sa tahad teha, aga seda õpingute jooksul kujundada. Ainus teadmine on see, et sa pead teadma, et sa tahad loodusteadusi. Ja siis sa saad hakata valima endale ja kujundama seda õppekava nii, nagu sa soovid. Saad teha seda kitsamaks ja ühesuunalisemaks või mitmesuunalisemaks. Nii, aga ma annan nüüd sõna ka siis meie üliõpilastele, kes siis saavad siis rääkida. Ja Minna Liidia tutvustab. Tere, ma olen Minna. Mina õpin peamiselt geograafiat, veidi bioloogiat ja mulle väga meeldib see eriala, sest see annab sulle hästi paindliku õppimise. Et ma tulin siia selle mõttega, et tahaks õppida pigem bioloogiat, aga juba esimese semestriga ma mõistsin, et tegelikult geograafia huvitab mind nii palju rohkem ja seda muuta oli väga lihtne. Ja üldsegi ma olen nüüd mõistnud, et geograafia hõlmab nagu kõiki erinevaid loodusteadusi ja siis, kui sul on veel võimalus neid nagu mingeid spetsiifilisi osasid veel teistest nagu loodusteadustest juurde võtta, siis see annab sulle nagu nii laia põhjaga edasiseks õppimiseks. Plus keskkonnateemad on alati olnud minu suur kirg ja geograafia õppimine ka annab just need õiged teadmised, et ka keskkonnakaitse vallas edasi liikuda. Ja, mina olen siis 3. aasta bakalaureuse tudeng, siis ma peaksin eeldatavasti sellel suvel lõpetama. Ja kui ma siia tulin, siis ma täpselt ei olnud kindel, mida ma tahan, aga ma võtsin endale põhierialaks keemia. Ja ma sidusin seda hästi lähedalt siis molekulaarbioloogiaga ja ma leian, et see oli üks väga hea valik. Samas olen ma võtnud lisaks ka näiteks füüsikaaineid, sest tegelikult ilma nendeta on nagu väga raske asjadest nagu päris süviti aru saada. Seega loodusteadused ongi väga interdistsiplinaarne. Jah, aitäh. Tervist, mina olen Ron. 2 aastat õpin füüsikat integreeritud õppel. Ja te mõtlete, et miks valida integreeritud õppe ja miks valida just füüsika. Füüsika on teadusharu, mis uurib siis nii väga suuri objekte kui ka hästi väikeseid. Et kui sa tuled füüsikat õppima, sa õpid universumist, galaktikatest, kõigest, mis on vahepeal kuni kvantideni välja. See on minu jaoks hästi põnev. Ma tõesti soovitan tulla õppima füüsikat, sest siit edasi minnes on valikuid tohutult palju. Ka mina, kui ma tulin ülikooli õppima, proovisin valida endale eriala ja õiget ka ülikooli. Oli väga raske, kuid füüsika, keemia, kõik matemaatika teeb sulle väga hea baasi, mida iganes sa ka tulevikus õppima lähed. Aitäh, Ron! Ja Ron õpib ka matemaatikat vahepeal juurde, nii et selles mõttes, et
ja keemiat ka veel, nii et saab väga huvitavaid kombinatsioone teha. No ma ütlen siis niimoodi, et meil on hästi palju laboreid ja see on tõesti väga praktiline õpe, et tudengid on meil väga palju laborites, et me ei ole ainult teoorias. Ja lisaks on ka see, et meil lähevad tudengid edasi välismaale, Eestisse, erinevatesse kõrgkoolidesse ja saab ka siia jääda, et siin on tegelikult sõltuvalt suunast on väga-väga laiad valikuvõimalused minna erinevatesse kohtadesse õppima. Et meil on siis need molekulaarbioloogia loodusteaduste õpetaja ja edasi ka doktori võimalused, aga ka teistes ülikoolides on väga edukalt meie tudengid kõik hakkama saanud. Nii et siin on mõningad pildid meie töödest ja tegemistest, neid on väga palju. Ja lihtsalt vastuvõtueksamist juba Kairi rääkis, et see on kõik koos ja samamoodi. Nii et tulge meile ja meil on väga tore. Et aitäh! Ma tõesti ütlen veel korra üle, et kui te tõesti ei tea, mis te tahate, tulge ja alati saate vahepealt minna täiesti teist eriala õppima. Et aitäh teile! Nii, nüüd jookseme, nüüd tuleb kehakultuur. Nõnda siis tere päevast kõigile, kes armastavad liikumist, tõstavad parema käe. Suurepärane ja kes tahavad kehakultuuri sisse astuda, tõstavad vasaku käe. Väga hea. Nüüd siis, mida me siin õpime? Õpime inimest tundma terves ulatuses. Et mina olen õppekava juht Saima Kuu ja minuga on kaasas esimese kursuse tudeng Greta Pilv. Väga tore. Et peale nende spordialade, mida te näete slaidil, õpime inimest tundma põhimõtteliselt rakust juuksekarvani, pealaest jalad allani ja õpetame tudengitele seda, kuidas inimest treenida igas mõttes. Jõudu ja vastupidavust ning kuidas siis mitokondri tasandini välja anaeroobset võimekust arendada. Ja nüüd Grete räägib, kuidas õppida on meie juures. Mina väga naudin kehakultuuri õpinguid. Olen aru saanud, et see on minu jaoks täpselt õige eriala, sellepärast, et eelneval aastal ma õppisin Tallinna Ülikoolis teist eriala, õppisin matemaatikat ja ma sain aru, et ma ikka ei ole see inimene, kes istub laua taga päevast päeva. Et mul on vaja seda liikumist ja mulle väga meeldib see, kui ma näen oma silmadega ära selle füüsilise arengu, mis tänu mulle on mõnel õpilaseni jõudnud. Aitäh ja me ei õpi ainult siin kampuses, meil on õppehooneid põhimõtteliselt üle Tallinna linna, ehk siis ujula ei ole ülikoolil, samuti kergejõustikuhallid, suusabaasid, aga mis on põnev, nagu te siit pildilt näete ka, on siis laboris tehtavad testid, iga tudeng saab ka ise ennast testida, kui heas võimekuses ta on ja kui hästi ta tasakaalus püsib või kui hästi ta paindub või kui hea VO2 maksimumi tulemus tal on. Nii, aga räägime nüüd sisseastumisest ka. Kas sa tahad ise, Grete, rääkida? Ma võin rääkida küll. Ma arvan, et ma olen seda täna juba päris paljudele rääkinud, aga meie kehakultuuri õppekaval siis sisseastumine kestab 4 päeva. Esimesel päeval on siis Zoomi infotund, kus räägitakse selgelt läbi, mis hakkab järgnevatel päevadel toimuma. Siis katsetel on meil 4 füüsilist katset, meil on kergejõustik, siis on akrobaatika, pallimängud ja ujumine. Kergejõustikus sa saad valida, kas sa teed 100 meetri jooksu või 1500 meetri jooksu. Kõik kriteeriumid on meil Tallinna Ülikooli kehakultuuri lehel ilusti kirjas. Siis pärast seda on meil akrobaatika, samuti on mõlemad nii meeste kui naiste võimlemisvideo on üleval. See tasub endale kindlasti selgeks õppida, et ei tekiks mingeid arusaamatusi. Sest näiteks kui mina tegin katseid, siis täiesti paar inimest tuli kohale nii, et nad isegi ei olnud seda kava selgeks õppinud. Nii et sealt juba need punktid kaotsi läksid. Ja järgmisel päeval on pallimängud. Siis pallimängudel saab valida, kas sa võtad võrkpalli või korvpalli. Ja täpselt samamoodi, jälle kõik on kodulehel ülemas. Ja viimane füüsiline ala on siis ujumine, mis on 50 meetrit ja ärge lihtsalt jalgu põhja pange ja küll tujute selle distantsi ära. Ja siis 4. päeval on siis teooriatestid. Teooriatestides on siis bioloogia ja erialadest. Et mul endal oli ka motivatsioonitest, aga seda teil enam ei ole. Ja ma ütlen siia vahele, et motivatsiooni näitab see, kui te olete selgeks õppinud akrobaatika kava ja olete selgeks õppinud kas korvpalliharjutuse või võrkpalliharjutuse.
Ja väga oluline on ka meeles pidada seda, et kui on kehalised katsed, tuleb igal alal saada vähemalt 1 punkt, et pääsed edasi järgmisele katsele. Ehk panen selle ka teie südamele, et kui olete näiteks enda 100 meetri jooksu ära teinud, kuulete enda tulemust, siis vaadake ise ära, et mis te nagu punktisumma on. Et kui see on 0, siis no tegelikult teil ei ole ju põhjust paari tunni pärast sinna akrobaatikasaali minna, et seal kõigi eest teile öeldakse, et kuulge, te ei saanud läbi. Nii et vaadake seda üle. Ja see ka, et kui te olete kas treener või töötanud vähemalt 1 aasta õpetajana, see annab teile siis sisseastumisel 5 lisapunkti, mis on väga hea ja suur eelis. Just, ja treeneri kutse peab olema näha Eesti spordiregistris, kus on kõik treenerid, kellele on kutse omistatud, kehtiv treeneri kutse. Ja kui te õpite bioloogia testiks, tasub vaadata üle siis inimese anatoomia füsioloogia alased teadmised ning erialatestis on spordi ajaloo, kuulsate sportlaste, tehnika ja spordi saavutuste kohta küsimused. Me vist rääkisime kõik ära ja me oleme ajas. Yes, tehtud, anname teatepulga edasi. Okei. Ma mõtlesin, ma võtan selle 5 sekki vahepeal, aga panite juba käima. Igatahes, tere! Okei, ma proovin korra uuesti. Teeme niimoodi, et ma ütlen tere, siis te ütlete kõik mulle tere vastu. Tere! Yes, väga hea. Võt see on see rekreatsioonikorralduse energia juba, mida on tore näha ja see üldse Tallinna Ülikooli üldine energia. Ja esmalt ma võib-olla kohe räägin teile ära, et mida üldse on vaja teada, mida teha, et rekreatsioonikorralduse erialale sisse saada. Ehk siis vastuvõtueksam on üldteadmiste test. Ta on selline üldine silmaringi oma, veidi kultuuri, veidi sporti, veidi siis ilmselt ka midagi poliitikast, ehk siis selline nagu üldine teadmine. Ehk siis kui jälgite uudiseid, kõike muud, peaks olema suhteliselt okei. Erialane ülesanne, kui ma täiesti aus olen, ma väga palju ei oska teile selle kohta öelda. Mul seda ei olnud, mul käib 3. aasta, see on viimase 2 aastaga juurde tulnud. Aga ma olen kuulnud, et on miskit inglise keele oma, Reeda peaks ka mul kuskil seal olema siin. Oskate rohkem äkki lisada selle, et mis erialane test endast võib kujutada? No seal tahaks natukene teada, kui palju te Eestis meil siin kodus ja lähedal asuvas piirkonnas teie kodu lähedal toimub puhkekorraldus looduses, natuke sellest midagi, siis midagi, mis üldiselt poliitiliselt või ühiskondlikult on päevakorrased küsimused. Kindlasti, kuidas on selline tervislik eluviis ja liikumisharrastus korraldatud ja võt siis on see rekreatsiooni erialane ülesanne, kus on natukene ingliskeelselt, kui palju ja mida te ise olete aru saanud ja mõistate sellest rekreatsioonist, ürituse korraldamisest ja vaba aja sisulisest vajadusest. No võt, te siis peate õppima. Mina ei pidanud. Aga igatahes erial on sisseastmes vestlus siis ka. Ja vesteldaksegi sinuga täpselt siis natukene samadel teemadel, mida Reeda juba ütles, mis on su enda harjumused, kuidas üldse tunned sellisest liikumiskorraldusest, vaba aja korraldusest, ehk siis lihtsalt vaadatakse ka, et kas sa päriselt oled ka sobilik inimene selle rekreatsiooni korralduse jaoks, vähemalt sellise, mis tunne mulle jäi. Sest ma arvan, et rekreatsiooni korraldaja peab olema ka teatud tüüpi aktiivne, tahab teha, tahab panna omad käed külge ja kõik see ära teha. Ja ujuma peab ka oskama. Ehk siis kuna ujumisoskus on oluline rekreatsioonist, te saate ka ujumise kursuse eraldi, siis mingisugune ujumise oskus võiks ikkagi olla olemas niimoodi, et mitte hüppa basseini ja siis kohe kirvene põhja, vaid ikkagi natuke suudad edasi ka panna. Igatahes, vaatame siis edasi. 20 tasuta õppekohta on sellel. Kui palju teist üldse, kui ma ütlen rekreatsioon, on teil õrna aimu ka, millest ma nagu võiks rääkida? Mõnelik on? Cool. Siin on päris hästi ära toodud. See on vaba aja korraldus, eritüübiliste sündmuste organiseerimine, ehk siis kultuur, sport, tervis. Te võite mulle käega märku anda, kes on näiteks kuskil gümnaasiumis mingisugust üritust juba korraldanud. Tõrske korra käsi. No super. Kui teile meeldis, kui te tundsite, see on miskit, mis ma tahaks veel teha, siis rekreatsioonikorraldus on ilmselt päris hea suund juba teile. Ja üldse ka muu liikumine looduses, kui te olete siuke aktiivne, meeldib ise matkata, meeldib käia, teete sporti, siis see on juba teile. Ning sellel on tegelikult elemente veits kehakultuurist ka, aga just võib-olla, kus see eristub, on see, et hakkab rohkem sellist ürituskorraldust tegelikult ka sisse tulema. Nii, kellele ja miks rekreatsioon? Ehk siis, kui sa oled selline avatud, aktiivne, nagu ma ütlesin, meeldib olla korraldaja rollis ning soovid pakkuda inimestele otsest kasu ja rõõmu, siis ma arvan, see on juba sulle. Mina isiklikult näiteks olen veidi selline, et ma ei taha nagu paigal püsida, ma ei suuda kuskil istuda, ma tahangi, et mu elu oleks nagu erinev, vaheldust pakkuv, projekt 1, projekt 2, kõike seda, siis rekreatsioon
arvan ka, et võiks juba päris hästi sulle sobida, kui sa tunned, et sa samastud. Ehk siis rekreatiivsete tegevuste korraldamine on väga tänuväärt. Ehk siis sa saad päriselt aidata sellele inimestele kaasa, et anda neile mingisuguseid lisaelemente oma ellu, et nad pärast saaksid minna tagasi siis kõige muu olulisega, mis on vaja toimetada, töö, pereelu, selle juurde rohkem energilisemalt. Ehk siis selle eesmärk on niimoodi, et sa suudad pakkuda inimestele nendest vabast ajast miskit, mis päriselt neile kasu on, mis nagu virgastab hinge kui sellist. Ehk siis väga suure ja neile tähtis minu jaoks. Ning see on ka hästi praktiline tegelikult. Nagu näete seal piltide pealt, siis ma arvan, üks rekreatsiooni võlu on see, et sa saab päriselt kõik erinevaid asju läbi ka proovida. Sa hakkad mingisuguseid liikumisi tegema, mida varem teinud ei ole. Me käisime näiteks matkal, 3-päevasel matkal, kanuumatk, et nende ülesanne siis ka näidata sulle, kuidas see kõik olla võiks, panna sind praktiliselt sinna sisse ja siis avardada lihtsalt selle koha pealt ka sinu liikumise ja sellist silmaringi. Mõned pildid teile siis, läksin liiga palju, vabandust, psühholoogia, näitasin juba ette. Aga mõned pildid siis veel, suusalaager, matkad, palju ringe vaatamist, reaalselt saate läbi proovida. Ehk siis, kes on ka praktiline õppija, tahaks sellist aktiivset praktilist õppimist, siis see on ka teile. Ja kuna mul on 10 sekki aega, siis ma paluksin ühte sellist asja ka, et kas te kõik korra tõuseksite püsti. Nii, teile olete juba istunud, pikk päev on olnud, teeme nüüd ühe harjutuse minuga koos kaasa. Kõigepealt ringutage ennast niimoodi üles ja laske rahulikult ette alla. Vaadake, pead ära ei löö. Korra üles veel. Las uuesti alla. Pane käed niimoodi 3 nurkasid, tule vaikselt mööda kõhtu, mööda rinda, siit niimoodi üles ja nüüd pange kõik käed valjult mitu korda niimoodi kokku. Aitäh teile! Ja pärast, kui kellelgi küsimusi on, siis küsige julgelt. Tere, mina olen Sander. Kas siin ruumis on keegi, keda huvitaks psühholoogia õppimine ka? Ohoo, isegi on natukene. Väga tore. No mina arvasin kunagi, et need inimesed, kellel on vaimse tervise mured, need on nagu lihtsalt nõrgad inimesed. Et mis mõttes, et ole tänulik ja ole positiivne ja võtta kokku ennast ja tee trenni. Ja kui üks hetk mu vend ütles mulle, et tead, Sander, mul on viimasel nii halb enesetunne, et vahel, kui ma rekkat näen, siis ma tahaks rekka ette hüpata. Ja see oli minu jaoks väga šokeeriv, sest mu vend on üliäge, tugev, andekas, lahe inimene. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, see ei ole loogiline. Ja siis järgmine inimene, lähedane inimene mu elust, tal tekkisid paanikahood. Ja alguses ma ei teadnud, mis see on, me läksime kiirabisse palju kordi, mõtlesime, et südamega midagi viga. Siis saime teada, et on paanikahäire. Ja ma tundsin ennast nii abituna, et mis mõttes, et see on nagu peas kinni, ma üritasin öelda, mis ma ütlen vennale, et ma ei tea, et naerata rohkem või kui paanikhoogli ütlen, et hinga, aga ikka üle ei läinud, on ju. Ja ma tundsin ennast kuidagi abituna. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kas psühholoogial on mingeid vahendeid või mingid nippe, kuidas äkki saaks neid asju kuidagi aidata. Ja kui ma hakkasin natuke seda uurima, siis ma sain teada, et psühholoogias on palju tegelikult vahendeid, millega saab enda psüühikat ja muresid, mis peas toimuvad, tegelikult natukene leevendada, parendada ja paljusid asju isegi täitsa terveks teha. Ja siis mul hakkas selle vastu huvi tekkima ja siis ma tulin psühholoogiat õppima. Ja psühholoogia õpe siin Tallinna Ülikoolis on selline hästi laiapõhjaline. Me õpime siin, võib-olla enamik inimesi arvab, et psühholoogia tähendab seda, et mina istun siia ühel toolile, teine istub siia teisele toolile ja siis mina küsin, kuidas sul läheb, tema ütleb halvasti, ma küsin, kuidas sind tundma paneb. Tegelikult see on palju laiem. Me õpime siin bakalaureuse tasemel igasuguseid erinevaid aineid nagu kliiniline psühholoogia, koolipsühholoogia, spordipsühholoogia, neuropsühholoogia, keskkonnapsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia. Põhimõtteliselt võtta kõik, mis valdkond paneb psühholoogia lõppu, seda on võimalik kuskilt uurida ja väga palju asju siin ka õpime. Mis on hästi lahe, sest et see vundament, mis sa saad siin, on väga lai ja hästi selline teaduspõhine. Ja üks asi, mis mulle väga meeldib, et mida ma sain selle käigus, on see, et ma õppisin, kuidas teha teadustöid. Kuidas mõelda nagu teadlane, kuidas olla kriitiline, analüütiline, süsteemne ja niimoodi, et mu enda arvamused jääksid tahaplaanile ja rohkem tuleks esile asju, mida on võimalik tõestada ja korrata. Et see psühholoogia eriala meil siin on väga selline teaduslik ja laiapõhjaline, mis on väga äge.
ja psühholoogias on palju põnevaid suundi, nii et sa võid minna ka nõustajaks, kes istub ja küsib, aga sa võid teha igasugu muid asju. Ja siis sisseastumisega on nagu on, nagu nägite, paljud tahavad saada. Ütlen ausalt, sisseastumine on raske ja väga paljud tahavad tulla. Küll aga kui sind väga huvitab ja sa väga tahaksid inimesi aidata, siis kindlasti ära lase ennast heidutada sellest, et on palju tahtjaid. Kohti on 40 tasuta, 20 on siis tasulist osakoormusega õppekohta. Seal kestab siis õppe kauem 4,5 aastat, kuna see on jaotatud pikema aja peale. Ja siis vastuvõtu eksam on põhimõtteliselt võib öelda, et koosneb 2 osast. Esimene on akadeemiline test ja siis, kui sealt edasi pääsed, siis saad tulla tagasi siia kooli ja siis on selline grupi arutelu, vestlus, väitlus stiilis asi ja siis vestlus õppejõududega, kes siis vaatavad, milline on su motiveeritus ja milline on su selline psühholoogiks olemise potentsiaal. Vot, ja üks asi, mis ma kindlasti tahaksin öelda, mida ma oleks tahtnud, et keegi oleks mulle öelnud enne, kui ma tulin psühholoogiat õppima, sest mina tegelikult olen vanem, kui ma tundun ja ma õppisin enne filmikunsti. Ja siis ma mõtlesin, ma tulen psühholoogiat õppima, õpin 3 aastat ära ja minu saab psühholoog. Ja siis ma olin kuskil poole peal siin juba bakalaureuse ja sain teada, et tegelikult ei saa päris peale 3 aastat psühholoog minust. Tegelikult on vaja minna ka magistrisse. Ja kui tahta saada kutsega psühholoogiks, siis on vaja peale magistrit teha ka kutseaasta. Mis on natuke nagu residentuur arstidel juhendatud praktika. Ma tean, et see kõlab väga hirmutavana, aga tegelikult ma ise hakkasin mõtlema, et kui mul oleks ajuoperatsiooni vaja, kas ma laseks enda ajukallale skalpelliga kirurgi, kes on 3 aastat mingeid laiapõhjalisi teadmisi anatoomia kohta õppinud, pigem ei tahaks. Aga miks me siis vahel nagu laseme igasugu veidraid inimesi enda psüühika kallale sinna tegutsema, kellel ei ole nagu väga sügavat pädevust. Nii et selles mõttes see on loogiline. Küll aga psühholoogia pakaga, ainult pakaga saab väga palju asju ära teha ja see on hästi hea vundament, kust minna erinevatesse valdkondadesse edasi. Ja kui sa lähed kuhugi töökohta ja sul on portfoolios see, et sul on psühholoogia bakalaurus, siis see on alati väga suur pluss, sest et see õpetab väga palju inimeseks olemise kohta ja inimeste mõistmist ja tuleb kasuks igal erialal. Nii et soovitan kogu pikka teekonda proovida, soovitan ka lühemalt proovida, nii et olete väga oodatud. Aitäh! Suur aitäh, me oleme juba ajast üle, aga me saame siiski paar küsimust kiiresti võtta. No üks kõige populaarsem on ikkagi, mitmele erialale saab korraga Tallinna Ülikoolis kandideerida. Minu arvates on see 2 erialale. Vähemalt siis, kui mina kunagi astusin Tallinna Ülikooli, siis oli veel 2 erialale. Jah, vist noogutatakse ja vastus on tõene. Just. Nii, järgmine küsimus. Ma ütleks siis niimoodi, et kuidas paista silma sisseastumiskatsetel. Äkki igaüks saab öelda ühe lausega mingisuguse nipi ja triki, mis teda vähemalt aitas ja millest oleks ka teistel kasu. Kõlab, jah? On, okei. Vestlusel, rekreatsiooni korralduse vestlus, ma arvan, et on väga oluline. Ehk siis seal koha peal, kui sa päriselt tahad seda kõike ja päriselt oled seda kõike, mis sa tunned, võiks olla üks nagu ürituskorraldaja, liikumise korraldaja, siis väljenda seda. Anna tuld, lihtsalt nagu ära hoia sellega tagasi. Et nagu kogu see su sisemine soov, mis on, lihtsalt lase see tulla. Vestlus on hästi oluline, sest ma arvan, et nagu ma ütlesin enne ka rekreatsioonikorraldusse, sa pead olema ka seda sorti inimene. Sa ei saa tulla rekreatsioonikorraldust õppima, kui sa pigem oled selline inimene, kes jääb tahaplaanile, 2 kätt taskus, alati saab ka nii, aga ma arvan, et meil on rohkem vaja just selliseid, kes nagu tahavad, julgevad ja lähevad otse peale. Nii et jah, vestlusel ärge tagasi võitke. Väga hea nipp, kas keegi tahab veel omalt poolt midagi lisada? Mina võin ütelda, et vähemalt loodusteadustes avaldab meile kõige rohkem muljet, kui te teate rohkem, kui te peate teadma. Mis tähendab, et me eeldame, et te teate keskkooli mahus asju, aga kui te demonstreerite seda, et teil on mingi sügavam huvi, mille kohta te olete iseseisvalt uurinud, siis see on väga suur pluss, et näitab motivatsiooni ja loomulikult teie teadmisi ka. Nii, ja me võtame ühe mõttetera veel siia lõppu, äkki kehakultuuri osast midagi? Mina siis toon selle sama väite välja, mis õppejõud Saimaguu tõi, et tõesti meil on kehalised katsed ja meil on tegelikult ju kõik asjad kooli kodulehel üleval.
õpi see akrobaatikakava endale selgeks, see näitab su pühendumust juba. Vaata see korvpalli, võrkpalli video hoolikalt läbi, seal on kõik kirjas, mille eest punkte maha võetakse, võimlemises täpselt samamoodi, nii et lihtsalt tehke ennast juba kehakultuuri õppekavaga, viige need natuke kurssi, et see on juba suur punkt. Suur aitäh. Ma nüüd ei liialda, kui ma ütlen, et psühholoogia kohta on, ma arvan, siin vähemalt 20 küsimust. Neid paraku me ei jõua ükshaaval hakata lahkama, aga sellegipoolest me julgustame võtta sappa. Et kuna meil aega tõesti napib, me peame tänaseks selle infotunni lõpetama, aga ma arvan, et äkki ollakse siiski nõus veel tunniväliselt ka paarile küsimusele vastama, kui viisakalt tulete küsima. Vot. Just, nii et tulge julgelt, küsige küsimusi ja siis kohtume sisseastumiskatsetel ja siis juba ülikoolis. Aitäh teile! Aitäh teile! Siiski üks viimane teadaanne veel, enne veel, kui läheme. Kõik, kes on huvitatud ka õpilasakadeemia kursustest, ehk siis kõik, kes praegu veel hetkel õpivad gümnaasiumis või kutsekoolis, siis jääge siia, sellepärast et õpilasakadeemiast hakatakse kohe rääkima, saate tulla kursustele, need on nii kevadel kui ka sügisel, saate juba aimu, kuidas see elukene siin Tallinna Ülikoolis on. Hurraa, mikrofon drop. Hallo, oi kui tore, ma olen Kosta, väga armas. Et õpilasakadeemia kursused, millest mina nüüd räägin, me paneme esimese slaidid, näe, juba tuli. Koos Miia ja Martaniga, kes on siis õpilasakadeemia vilistlased, kes on käinud meil kursustel. Et õpilasakadeemia kursused on sellised kursused gümnasistidele ja vaheaastat tegevatele noortele, mis, mul on vaja seda klikkarit ka, kus see meil asub. Seal. Võtame selle ka. Et mina olen Kaia, kes siis on õpilasakadeemia projektijuht ja me oleme 20 aastal juba kursuseid gümnasistidele teinud.
Selle eesmärgiga, et te saate siis õpiampsu ennem veel, kui te tulete ülikooli. Ja ma võtsin endaga kaasa ka vilistlase Miia, kes siis kinnitab seda, mida ma nüüd näitan ja räägin selle lühikese 5 minuti jooksul, kas see on ka tõde. Lähme siis edasi, et 20 aastat üle 8000 õpilase oleme juba koolitanud ja siin on siis, miks osaleda Õpilasakadeemia kursusel, on siis pandud, et aitab sul kutsevalikut teha, sa hakkad paremini mõtlema oma tulevikule ja et kas jätkata ülikoolis ja millal jätkata, vaheaasta või mitte. Ja siis need kursused annavad sulle ka plusspunkte su sisseastumisel, õpid oma huvist lähtuvalt, leiad uusi tutvusid oma huvialalt, sest et sa tuled ju oma huvist lähtuvalt seda kursust õppima. Ja tutvud üliõpilaseluga, vedad kasulikult aega, meie kontaktkohtumised toimuvad laupäeviti, et kaugema kandi noored saavad siis ka tulla. Miia, kas sa kinnitad, on see tõde? Kinnitan, kõik oli täpselt nii, et väga kasulik info oli kõik ja väga põnev ka. Aga kas sa midagi lisaksid veel siia, et miks sina tulid Õpilasakadeemiasse? Mina tulin eelkõige ikkagi, sest et ta on väga suureks boonuseks sisseastumisel ja üldsegi sa lihtsalt laiendad oma seda silmaringi ja neid tutvusid, et see võrgustiku laienemine, mis tuleb, kui sa ikkagi lähed kursusele, et see on väga suureks boonuseks. Okei, no väga hea. Nii et uskuge vilistlast. Vaatame edasi, mis meil järgmiseks tuleb, et siis meil on kursused kevadsemestril, praegu kestavad, sügissemester hakkab oktoobrist ja kõik ülikooli instituudid vähemalt ühe kursuse panevad välja ja nimekirjas on kuskil 10-11 kursust tavaliselt. Ja siis meie popid kursused on siin loetletud, et kõige popim on meil psühholoogia kursus, rakenduspsühholoogia läbi aastate ja siis on BFM-i kursused, aga siin on siis ka Haridusteaduste Instituudi kursus, filosoofiat, sotsioloogiat, ärimatemaatikat TTI-st ja meil on ka ingliskeelsed kursused, mida annavad meie siis välisõppejõud, et sellel kursusel sa õpid ainult inglise keeles ja sa saad kogemuse, kuidas on ainult inglise keeles õppida. Tore kogemus on see nendele noortele, kes tahavad minna väljaspool Eestit inglise keeles õppima, et sa saad selle kogemuse kodu lähedalt turvaliselt kätte, et kuidas sa siis hakkama saad, kui sa ainult inglise keeles pead suhtlema. Ja meil on siis 2 semestrit, kevadsemester on veebruarist maini, sügissemester oktoobrist detsembrini ja 5-6 laupäeva on need kontaktkohtumised, ühe kursuse maht on 2 ainepunkti, väljastame siis täiendõppetunnistuse ja kursuse maksumus sellel aastal on 55 eurot ja selle põhimaksumuse sellest kursusest siis Haridus-Teadusministeerium kompenseerib. Õppetöö maht 2 EAP-d ja siis seda 2 EAP-d saad sa siis, kui sa oled edaspidi tudeng, saad sa endale ülikooli õppesse üle kanda, et sa õpid siin ülikoolis ennem veel kursuse, mida sa saad tudengiõppes ära kasutada. Ja seda tunnistust saad siis kasutada ka gümnaasiumis valikaine arvestamisel. Ja kursusel läbimisel väljastame tunnistuse ja kui oled osalenud vähemalt 60%, siis me väljastame tõend ja need on siis digidokumendid. Ja Haridus-Teadusministeerium toetab neid kursuseid ja ülikool ise paneb ka oma õla alla, et meil on eesmärk see, et meile sisse tulevad noored oleksid rohkem veendunud selles, mida nad tahavad õppida, et vähendada väljalangemist esimesel kursusel, mis võib ju juhtuda, kui sa ei õpi seda, mis sul on südame hääl. Ja igal pool meediates, sotsiaalvaldkondades oleme nähtavad ja kättesaadavad ja kui teil on küsimusi, siis võite küsida otse praegu. Aga kui ei ole, siis ma küsin Miia käest. Miia, sa käisid sügissemestris õppimas meil. Mida sa õppisid? Mina õppisin seda fotograafia ja videograafia kursust. See on BFM-i kursus? Jaa. Okei, aga miks sa just seda kursust tahtsid õppida? No kuna BFM mind nagu enim kutsub ka, et mind väga huvitab just see filmikunst, filmindus ja nagu ajakirjandus, et siis see tundus nagu väga hea võimalus, et juba minna nagu laiendada neid baasteadmiseid ja saada juba mingisugust kogemust praktilist, et seal me ka tegime ikkagi, päriselt tegime nagu projekte ühiselt, et
selle põhjalt, et oma huvidest lähtuvalt ja oma tulevikust lähtuvalt. Aga kes su õppejõud oli? Ardo Richter. Ja aga tema on ka BFM-i vilistlane. Jaa. No näed sa, et koolitame endale õppejõude ka. Nii väga tore. Ja mis koolis sa praegu õpid? Mina olen hetkel Viimsi gümnaasiumi abiturient. Okei. Nii, kas sa soovitaksid oma sõbrale õpilasakadeemia kursuseid ja miks? Ma soovitaksin ja ma olen ka juba soovitanud, et ma olen väga kiitnud ikkagi seda, et ma sain ikka väga palju nagu kasulikku sealt ja väga palju uusi sõpru ja üldse sain seda nagu ülikooli maitset tunda ja tudengielu maitset, et kindlasti soovitaksin. No väga kena. Sellest tuulest tasub tulla õpilasakadeemia kursustele õppima ja kui te ise ei saa või ei tea või ei juba astute sisse, siis praegu ei jõua kevadsemestril, aga kui te nüüd see suvi ei osutu valituks tudengiks, siis teil on vaheaasta, tulge vaheaastal meie kursustele. Täname, jääme ootama teid. Kohtumiseni ülikoolis.